Kui palju aega teile jäi otsustamiseks, et uus koht vastu võtta või mitte? No, suures plaanis oli see mõned tunnid. Millised olid teie sellised kaalutluskohad, et kas minna Robert Kitti asemele või mitte? Kindlasti on tegemist Eesti ühe huvitavama töökohaga, selles pole kahtlustki. Ma ise olen olnud selle juhatuse liige eelmise aasta jaanuarist, nii et seetõttu mul selliseid suuri kõhklusi otseselt ei olnud. Pigem oli küsimus selles, et mis on see ajakava, mida me teha vaja on, kas me muudame strateegiat, vastus on ei, me ei muuda strateegiat. Selles mõttes mul kaalutlusi väga suuri ei olnud ja nagu ma ütlesin ka täna töötajatele, siis olen siin pangas olnud 20 aastat. Ma tunnen väga paljusid neid töötajaid ja see annab mulle teatava enesekindluse, et ma tean, et me suudame neid asju teha, mida me oleme eesmärgiks võtnud. Ma jälgin igapäevaselt ka oma eelmises rollis, kuidas pangal läheb. Pangal läheb hästi ja ma arvan, et see oli selles mõttes, need kõik asjaolud lihtsustasid selle otsuse tegemist. Loomulikult ma mõistan väga hästi, millistel asjaoludel ma siia positsiooni astun, et on teatav ärevus, aga eks püüame sellega ka töötada. Kas te teate, millised olid täpsed põhjused, miks Robert Kitt, Priit Peerens ja finantsjuht lahkusid? Täpseid asjaolusid ei saa kommenteerida. Tegelikult on uurimine tehtud omanike poolt, nii et õige küsimus on küsida neilt. Kas see otsus oli siinse nõukogu tasemel või tulid suunised Rootsist? No see nõukogu pädevuses on otsuse tegemine. Kui te vaatate meie nõukogu, siis seal ongi aktsionäri esindajad. Inimesed, kes esindavad Swedbank Gruppi tervikuna. Et selles mõttes see on omanike otsus. Aktsionärid läbi nõukogu saavad teha oma otsuse. Seda nad tegid. Olete Robert Kittiga rääkinud pärast tulnud otsust? Jah, muidugi. Mis teie vestluste sisu on olnud? Kohtun ka täna temaga ja räägime, et kuidas asjad mõistlikult üle võtta, mis täna pooleli on. Loomulikult rääksime ka meie ühistest hobidest ja muudest asjadest, et täitsa vaba vestlus oli, et selles mõttes sõnum oli see, et ma arvan, Robert on olnud südamega asja juures, siis et proovime teha nii, et midagi maha ei kuku, et asjad on hoitud. Kas te teate, miks Priit Peerens pidi lahkuma? Ei tea, ei saa kommenteerida, ma arvan, et ei, ma ei oskagi arvata, ma arvan, et see on küsimus nõukogule. Paar aastat tagasi pidi Priit Peerens loobuma Balti panganduse juhi kohast. Tookord ta sai tööd grupis. Kas sama võib minna ka praegu Robert Kittiga? Ma ei oska niimoodi spekuleerida, et Swedbankal on üle 4 turu, põhimõtteliselt 14 000, peaaegu 15 000 töökohta, et meil on väga palju huvitavaid positsioone. Millest see sõltub? Sõltub kindlasti sellest uurimisest ja selle siis tulemusest.